Tere jälle Karlen Karlsson garaaži vaatama. Alustame uue Audi videoga ning viimane kord, kui Audist rääkisime, oli see avalaksul, kus me saime teha 2 sõitu ja meie päeva lõpetas natukene liiga vara siis tagumise Vända Simmeri leke ning üsna kohe pärast avalaksu läksime seda siis parandama, et pidime käigu hästi ära võtma. Tundus olevat niisugune 3-4 tunni töö, et mis seal ikka väga ära ei ole, aga kohe, kui käigu hästi ära võtsime, siis saime aru, et see töö läheb oluliselt suuremaks ning ma räägin, on siis see, et see on siis hetkel Audi mootoriplokk. Panen siia pildi juurde, mis me siis sellest plokist avastasime ja kohe, kui käigu hästi eemaldasime, võtsime Simmeri siit tagant ära, kus on siis see ka triggeri ratas ja nägime, et siis alates siit äärest, et siit on võib-olla isegi natuke näha, siit jookseb üks suur ilus mõra. Miks see mõra tekkis, on palju erinevaid teooriaid, palju erinevaid arvamusi. Kindlalt ei oska hetkel kahjuks midagi väita, aga hetkel siis kui kombineerida väga paljude erinevate inimeste arvamused, mis me siin siis kokku tegime, jõudsime konsensusele, et uus käigukast, mis me paigaldasime, siis selle panime tagant otsast kinni niisuguse pika talaga, mis mul siin kaasas on. Ja tegelikult see pikk tala on niisugune mõnus paras soolikas ja tõenäoliselt launchimise hetk käigust tagumine ots hakkas vetruma, tekitas jõuvõla ja lihtsalt puht füüsilise jõuga väänas ploki katki. Aga see selleks, siis saime kohe aru, et meil on siin väga korralik töö ees, et jõuda esimesele võistlusele, mis on siis 31. mai. Praegu ma nüüd videot alustasime, siis meil on kõik lammutatud. Käes on 20. mai, ehk siis 11 päeva on aega esimese stardini. Ja tulin siis autoga tagasi Harris Weldworksi, et hakkas kiiresti meile uut mootorit koostama, et tegelikult ma ütlen siis vahele, meil joppas tegelikult väga räigelt, et see tihend või see Simmer meil lekkima hakkas ja me selle mõra kätte sain, sest et kui me seda mõra ei oleks märganud, siis oleks olnud 2 varianti. Number 1, kogu mootori sisu oleks katastroofiliselt laiali käinud, võtnud kaasa kepsud, kolvid, Vända, tõenäoliselt silindri pea, turbo, absoluutselt kõik asjad oleks kaasa võtnud, oleks tekitanud ohtliku olukorra rajal tõenäoliselt minule kui juhile, kõrvarajale sõitjatele ja nii edasi, oleks õli lennanud rataste alla ja ma ei taha isegi edasi mõelda, mis sellest saanud oleks. Teine variant tõenäoliselt oleksime siis saanud ka saale kolina, sest et oli juba näha, et 3. saale oli selle mõra tõttu, et kuna mõra jooksis siis tõenäoliselt läbi ühe õlikanali. 3. saale oli juba õlist korraks kuivale jäänud, kerged kummutusjäljed olid peal, ringi veel polnud käinud, mis on hea. Aga siis see oleks teine variant, oleks saanud saale kluksu sisse ja hakanud otsima, et mis jama on. Ühesõnaga, saime kätte, uus plokk on juba tegemises, kogu mootori sisu on tegelikult terve, mis on hea ja hetkel veel kerge võimalus on, et kogu see asi siis enne võistlust korda saada, aga ütleme nii, selle jaoks peab nüüd kiiresti palju tööd tegema. Ja tänase video siis plaan ongi see, et tulime siis juba eelmistest videotest tuttavasse garaaži. Zoomin sisse. Oleme Harris Weldworksis ja palusime siis Harrilt SOS korras abi, et see tagumine käigust tala ümber teha, sest kui peale uuesti sõitma minna ei ole mitte mingit pointi, et peame see tagumise tala siis kõvasti jäigemaks saama ning üks lisateooria oli veel, ma ei tea, jällegi see oli mõte, et hetke meil oli niimoodi, et meil oli siis mootor nende mitte pehmete, aga tänavale mõeldud punaste pukside peal, siis käigukast omakorda oli kõige võimalike jäigemate roheliste pukside peal. Mul on siin võib-olla selliste peal. Need on ikka, ütleme nii, et on kõige tummisem variant, mis üldse olla saab. Ja siis käigukasti tagumine ots oli nende kõige siis jällegi kõige pehmemate hüdroskandi siukest, ma ei oskagi öelda, missugused on, siukest kummimuffid või kummipuksid nende peal. Kõik 3 kindluspunkti olid erinevate pehmusastmetega pukside peal, mis omakorda võib mõjutada, et kogu asi meil hakkab seal läbi mängima
ja tegelikult ei ole üks korralik suur monoliit. Siis kolmas asi, samuti see flants, mootor, käigukasti flants, mis mul taga on ja käigukast ei olnud kinni piisava arvu poltidega. Et seal tegelikult, kui ma hakkasin kokku lugema, siis need polte oli üsna vähe. Peame natukene flantsi modifitseerima, et saaks sinna rohkem polte, rohkem läbivaid polte, et see kogu see üks suur kolakas oleks piisavalt tugevasti omavahel kinni. Ja ma arvan, et need ongi need kolm asja, aga tänase siis videoplaan on see, et lahendaks ära selle tagumise tala, et lähme toosame üles tõsta ja kasti uuesti alla, siis saame Harriga rääkida, mis niisugused mõtted tal tekivad, et tahaks saada siis selle käigukasti samuti tagumise otsa nende roheliste pukside peale, ehk siis kõik oleks võrdselt. Ja meil on ka kaasas siis suured mootoripuksid, samamoodi rohelisest samast materjalist, et kogu see asi võrdseks teha, et ei tohiks midagi läbi painduda. See tala saab olema jällegi üsna keeruline nikerdis, sest et see tala on peaaegu kõige madalam koht, mis meil seal auto all on. Ja ega see niisugune lihtne projekt olema ei saa, aga proovime teha kiiresti, robustselt, aga tugeva ja toimiva asja, et mingisugust iluasja siin praegu taga ei hakka ajama ja proovime, kuna me ajasime jälle nüüd Harril demograafiku segamini oma selle SOS abipalvega, siis proovime lihtsalt saada võimalikult kiire lahenduse ja siit ruttu sisse välja garaažist saada. Aga ma tean, et see mõtlemine ja nii edasi, see ajab juba Harril tegelikult plaanid sassi. Aga Harri, kui sa seda vaatad, aitäh, et sa leidsid ikkagi aja ja proovime selle Audi rajale aidata, sest et kui nüüd esimesele võistlusele ei jõua, et siis tegelikult on, ütleme nii, et tegelikult on päris kurb, sest et pikalt on ehitatud ja tahaks tulemus ikkagi ära sõita. Aga praegu ma jõudsin natukene varem, tegin siis video sissejuhatuse ära ja kohe kui Harri, siis saame auto tuppa ajada, tõstukile panna. Käigukast ja mootor või vana mootori plokk on mul siin kaasas, et me saame siis kõik asjad sinna kapotti panna, et oleksid kõik asjad oma kohtadel ja siis saame hakata mõtlema, mida me selle tagumise käigukasti talaga teeme ja kuidas me ta siis nagu täiesti jäigaks tükiks saame. Et võtsin ka lammutusest 19 euroga originaal tagumise käigukasti käpa, et originaalis on ta siis niisugune päris korralik kronstein ja äkki saame selle kuidagi ära kasutada omakorda, et need lisakiinduspunktid siia käigukastile luua. Vot nii, ootan Harri ära ja siis jätkame, kui auto on juba tuppa aetud. Eelmise klipi lõpetasime siis Harri garaaži juurest, aga kui auto sisse ajasime, siis läks kogu see filmimise teema täiesti meelest ära ning kogemata juhtus nii, et mitte ühtegi klippi selle Harri juures teinud. Aga igatahes, mille jaoks me sinna läksime, oli siis see tala parandamine ja tala sai parandatud. Lähme inspekteerime, mis me siin all tegime. Võtame tulega kaasa. Harri siis tegelikult keevitas meile selle kasti või siis tegelikult tegi meile terve uue kasti tala. Ehk siis see toru on, mis on paksem, kogu see tugisüsteem on siin täiesti uus. Ja lisaks on meil nüüd ka siin 2 polti, mis lähevad, mille all on siis korralik paks plaat ja kus lähevad siis nii-öelda kruvid läbi, mis siis peaks nii-öelda selle kogu liikumise seekord ära hoidma. Samuti kast on siis samasuguste roheliste pukside peal, nagu ta ka on eest rohelised ja nagu ka mootor on need rohelised, et vahetasime kõik need puksid ära. Lisaks ostsime siis kogu kasti ringile 8 korralikud poldid. Hetkel on mul sees siin, aga ma kohe võtan selle ploki vahelt ära. Ja põhimõtteliselt põhja alt ongi meil kogu töö nüüd tehtud, kõik parandused, mis me tahtsime teha. Ja praegu ma seda videot filmin, on siis DRF on juba ära olnud. Et andsime ennast parima, et ikkagi DRF-ile jõuda ja mootor kokku saada, aga lihtsalt kuna kogu see mootori remont ja uuesti ehitus oli niisugune nagu nii-öelda SOS projekt, siis Kristjanil lihtsalt eelmise projekti vahest ära lõpetamist ja ei jõudnud kahjuks enam seda asja vahele võtta, nii et saaks sellele keskenduda, rahulikult ära teha ja mitte siis nii-öelda aja peale kiirustada kuhugi dünosse ja kuhu iganes sissesõitu tegema ja edasi. Et võtsime vastu otsuse, et parem jätame vahele, teeme rahulikult ja siis ei pea 3. korda enam see mootorit tegema. Et praegu, kui ma siin filmin, on siis veel vana plokk on vahel. Seda kasutasime siis täpselt selle kasti paika panemiseks.
ja praegu on esmaspäev, Capybara on siis täpselt 13 päeva pärast ja homse päeva seisuga hakkab Kristjan uut mootorit kokku panema. Mina küll kahjuks lähen juba kaua ette planeeritud reisile ja siin autoga palju tegeleda ei saa, aga õnneks Karl lubas sellega natukene abistada. Ehk siis täna teemegi kõik võimalikud ettevalmistused, võtame selle vana ploki siit eest ära, käpad küljest ära, see läheb põhimõtteliselt paberiraskuseks, väga kalliks, väga suureks paberiraskuseks siia meile. Lisaks pean siis flantsi sisse ka veel puurima ühe augu, et saaks ka siis ülevalt poolt see flants natukene korralikumalt kinni, et praegu ta on kinni, aga ta veel ei ole nii hästi kinni siis kasti ja mootori vahel just, kui ta tegelikult võiks olla. Aga see oligi siis Audi video update, et tegelikult mul siin rohkem väga midagi filmida ei ole, et filmime võib-olla siis, kui paneme auto uuesti käima, läheme sissesõitu tegema, sest et uuele mootorile peaks tegema vähemalt siis mingi 100-150 kilomeetrit ikkagi sissesõitu erinevate pöörete peal, et kolvirõngad ikka uuesti sisse kuluksid, ennem kui me korraliku 3 baari boost'i uuesti selga lajatame. Ja ma arvan, et kui siin nüüd täna kõik asjad korda saavad, et siis ei tohiks olla probleemi, et oleme ikkagi Capybara ajaks uuesti rajal. Ja kui kogu see asi kokku võtta, et siis ma arvan, et tegu ongi siis paljude erinevate kehvade asjaolude kokkusattumusega, aga kahjuks lihtsalt nii juhtub, kui proovid midagi sihukest, mida ei kuskil varem teinud ei ole või võib-olla teinud on, aga väga palju infot selle kohta ei leidu. Ja nagu ma ennem ka video alguses ütlesin, et kedagi süüdistada pole ja kuskilt mingi süüdlast otsida ei ole, et seda pole mõtet teha, et proovisime, juhtus nii, tegime ümber ja nüüd loodame parimat, et enam me selle mingisuguste muradega tegelema ei pea. Et ma arvan, et tala sai väga hea, puksid sai väga head, kõik sai väga hästi kinni ja nüüd, kui uuesti mootor peale saab, siis sõidame selle 9 ära, nagu me planeerinud oleme. Aga mina tõmban selle videole praegu joone alla, see on natukene lühikene, aga see oligi see Audi update, mis praegu Audiga toimub, et siin on üle 6 aja juba väikene radio silence olnud ja nüüd siis nägite ja saite teada, mis sellega toimub. Aga uus mootor on töös, paneme peale ja paneme uue video käima. Võib-olla paneme uue video käima juba siis tegelikult Capibaralt, kui oleme kohal, kõik on juba valmis ja hakkame juba selle autoga kiiresti sõitma. Aga nagu ikka, täna vaatamist, like and subscribe ning kes ei tea, siis tegelikult meil on olemas koduleht, kus me müüme oma mertsi ja iga väikegi panus, kes meie mertsi ostab, kas siis koha peal veebipoest või kus iganes, toetab siis meie träägipisikut ja aitab siis meie autosi edasi arendada. Ja meie kodulehe e-poes on ka siis täiesti uued 2025 aasta särgidisainid ja kellel vähegi võimalus on, siis oleme väga tänulikud igasuguse mertsi ostu eest ning tegelikult võtame ka võistlustele kaasa, kes siis koha peal tahab katsuda ja ise oma silmaga näha, et tegu on päris heade asjadega. Aga mina siit kohast lõpetan, aitäh vaatamast ning nagu ikka, näeme järgmine kord. Tšau!